Parim toit mereväes ei ole preemia, vaid kahjukontroll. Allveelaeval võib köögituli olla ohtlikum kui vaenlase torpeedo. See võib kulutada hapnikku ja täita laeva mürgise suitsuga, mida ei saa lihtsalt välja lasta. Sellepärast serveeritakse homaari mitte hüvena, vaid moraalirelvana. Mis juhtub siis, kui moraal sadade jalgade sügavusel vee all kokku kukub? Kõige ohtlikum osa allveelaeva kambüüsi tulekahjus pole ainult leegid, vaid kütus. Rasvapõlengutel on halb komme muutuda pommiks, kui vesi nendega kokku puutub. Põlev õli paiskub igale poole laiali. Paljud inimesed on selle õppetunni valusalt selgeks saanud. Nüüd kujuta ette sama tulekahjus suletud terastorus, kus on 150 inimest. Maal on köögipõleng halb päev. Pinnalaeval on see hädaolukord. Allveelaeval tähendab see kindlat surma. Tuli, mürgised suitsud ja meeskond on kõik lõksus samas õhukindlas kastis. Ja tööriistad, mida kasutatakse tule kustutamiseks, CO2 vaht, pulberkustutusained, tekitavad omakorda uusi probleeme. Nende summutavate ainetega kustub tuli lõpuks ära. Aga mis saab suitsust? See on paks, õline ja allveelaeva tipptasemel õhusüsteemid suudavad seda ainult teatud määral ja teatud kiirusega puhastada. Tegelikult on kõige kiirem viis mürgise suitsu allveelaevast eemaldamiseks pinnale tõusta ja luugid avada, mis on probleem. Ballistiliste rakettidega allveelaeva kogu mõte on selles, et keegi ei tohiks teada, kus see asub. Ei teised allveelaevad, ei satelliidid, sonar, vaenlane ega keegi teine. Pinnaale tõusmine suitsu väljalaskmiseks tähendab ookeani keskel väljailmumist ja oma täpsete koordinaatide edastamist kõigile, kes juhtuvad kuulama. Kõige halvema võimaliku põhjuse pärast keegi kõrvetas friikartulid ära. See on ohutusvõitlus, mida USA merevägi on pidanud aastakümneid igas oma allveelaevas. Asi läheb veelgi kummalisemaks. Kaasaegse USA allveelaeva sees olev õhk ei ole tavaline õhk. Me hingame umbes 21% hapnikku. Allveelaevnikud hingavad pigem umbes 19% hapnikku, mis teeb õhu hõredamaks ja inimesed veidi loiuks. Ja see ongi taotluslik. Vähem hapnikku tähendab, et tulekahjul on raskem süttida. Merevägi kujundas atmosfääri ise selliseks, et põlemine oleks raskem. Ja täpselt selle hoolikalt hapnikuvaeseks muudetud suletud keskkonna keskele paigutati suur anum kuuma õliga. Enamik inimesi ei mõista, et allveelaeva menüü ei ole koostatud toitumise järgi. See on kavandatud võimaliku katastroofi silmas pidades. Iga seade, iga retsept, iga toiduvalmistamise protseduur eksisteerib sellepärast, et üks viga kambüüsis võib ohustada kogu allveelaeva. Miks siis mitte lihtsalt ettevaatlik olla, kõik lihtsaks teha ja pakkuda ainult eelpakendatud toidupakke ilma kuumuse, õli või riskita? Merevägi sai ka teada, et inimesi halvasti toites on oht sama reaalne kui tulekahju puhul. See on lihtsalt aeglasem ja palju raskem ette näha, kuni on juba liiga hilja. Küsi ringi ja sa võid ikka ja jälle kuulda väidet, et allveelaevadel on kogu USA sõjaväe parim toit. Sõltuvalt sellest, kellelt sa küsid, võid kuulda lugusid steegi ja homaarõhtutest. Mõni teine allveelaevnik võib aga silmi pööritada ja nimetada seda sööklatoiduks, mis on vaid veidi parem, kui sa ette kujutad. Mõlemad väited võivad olla tõesed. Vaieldamatu on aga üks asi. Allveelaevad on ainsad mereväelaevad, millel on sügavprae fritüürid. Suurem osa sellest, mis allveelaeva kambüsist välja tuleb, sealhulgas leib, pitsataigen, burgeripihvid ja isegi vahukoor, tehakse algusest peale ise, mitte ei tehta pulbrist või kuivatatud segudest. Võrreldes alternatiiviga, kuude kaupa suletud konserve ja külmkuivatatud toitu, on see tohutu vahe, olenemata sellest, kas see vastab mõnele ettekujutatud 5 tärni standardile või mitte. Tavapärane seletus on lihtne. Kuude kaupa vee on suletuna, ilma päikesevalguse ja kodustega suhtlemiseta olemine on raske töö. Sõjavägi toimib kõhu najal, nii et parem toit on tasuks ühe mereväe raskeima töö eest. Kuid sellel teoorial on üks probleem. Hüved on toredad, kuid need ei õigusta lisariskide võtmist avatud leegi, kuuma õli ja keeruliste toitudega $2 miljardi väärtuses sõjalaeva sees. Kui tasu on vaid pool loost, siis mis on teine pool? Alustame meremeestest endist. Enne kui allveelaevnik üldse laevale astub, on merevägi juba kulutanud nende väljaõppeks üle 2 aasta. Kui liita kokku survestatud päästetreeningud, vaimse tervise kontrollid, loengud ja simulaatorid, on merevägi ühe meremehe peale kulutanud juba $100,000 ning nad pole isegi veel tööga alustanud. See investeering tehakse kõik ette ära. Suur osa sellest toimub enne, kui merevägi saab kas või 1 päeva kasu. Kui meremees katkestab, läbi põleb või lihtsalt otsustab, et 3 kuud torus pole seda väärt, siis on kogu see aeg ja raha kadunud. Nüüd kujuta ette, kui see kõik veelgi suureneb. Ohio-klassi ballistiliste rakettidega allveelaev pardal on enam kui 150-liikmeline meeskond. Meremehed, ohvitserid, reaktorioperaatorid, mehaanikud, sonaritehnikud ja muud spetsialistid, keda merevägi on aastaid koolitanud. Koos on nad väärt $10 miljoneid koolituse ja kogemuste näol.
Nad on kuudeks järjest vee all suletud, kus rutiini murravad vaid järgmine vahetus, järgmine söögikord ja sellele järgnev vahetus. Ballistilisel raketiallveelaeval ei seisne moraal inimeste õnnelikuks tegemises. See seisneb nende teenistuses hoidmises. Sest iga madrus, kes otsustab mitte uuesti teenistusse astuda, viib endaga luugist välja 6-kohalise investeeringu ja aastatepikkuse kogemuse. Nii et jah, steigiõhtu on küll preemia, aga see on ka odavaim kindlustuspoliis, mida merevägi saab endale lubada. Hea toidu mõju moraalile on väärtuslikum kui selle valmistamiseks vajaliku varustuse maksumus ja ohtlikkus. Aga nad peavad selle ikkagi valmis tegema. Kuidas nad siis seda teevad? Kujutage ette kööki, mis on umbes suure garderoobi suurune, umbes 3 meetrit korda 4 meetrit. Seal on 2 konvektsioonahju kõrvuti, mikrolaineahi, fritüür, elektriline pannplaat, 2 suurt supipotti, tööstuslik nikser ja see ongi põhimõtteliselt kogu varustus. Välja arvatud juhul, kui oled itaallane ja suudad õigustada väga suure espressomasina paigaldamist oma tuuma-allveelaevale. Nüüd kujuta ette, et see köök valmistab 4 einet päevas, iga päev 90 päeva järjest, iga vahetuse kohta 2 inimesega kokadiinis. Tuumal veelaeval pole olemas sulgemisaega. Laev töötab ööpäevaringselt. See tähendab, et meeskond sööb ööpäevaringselt hommikusööki, lõunat, õhtusööki ja 4. einet keset ööd, mida nimetatakse midrats või keskööineks neile, kes vahetusest tulevad. Iga seade, mis on surutud sellesse kapi suurusesse ruumi, töötab elektri või auruga. Leeki pole kusagil näha. See üks ainus disainivalik lahendab korraga 2 täiesti erinevat probleemi. Esimene neist on ilmselge. Kui avatu leek ära võtta, siis see tavaline õnnetus, kus kokk jätab panni natukeseks liiga kauaks pliidile või midagi läheb põletile lähedal ümber, ei saa enam nii kergesti millekski katastroofiliseks areneda. Teine probleem on see, millele sa ilmselt ei mõtle. Gaasi, propaani või millegi muu põletamisel tekib kõrvalproduktina süsihappegaas. Maal pole see oluline. CO2 hajub lihtsalt atmosfääri. See on sisuliselt lõputu. Sukeldunud allveelaeval on lugu hoopis teine. Meeskond hingab juba niigi pidevalt CO2 välja. Suletud allveelaevas peab spetsiaalne varustus pidevalt töötama, et seda eemaldada enne, kui see jõuab ohtliku tasemeni. Gaasipliidi lisamine kööki tähendaks teadlikult veelgi rohkem selle sama gaasi tekitamist, millest allveelaev üritab vabaneda. Elektripliidid lahendavad selle probleemi tasuta. Selle kõige all peitub veel üks kummaline iroonia. Allveelaeva kambüs asub laeval, mida toidab tuumareaktor. See on sama tüüpi reaktor, mida merevägi on kaalunud kasutada hädaolukorra toitallikana tervetele linnadele pärast seda, kui orkaanid on nende elektrivõrgud rivist välja löönud. Selline reaktor toodab rohkem kui piisavalt energiat konvektsioonahjudele, mikseritele ja kõigele muule kambüüsis, nii et gaasiga toidu valmistamine ei lahenda mingit probleemi, vaid tekitab selle hoopis juurde. Sa lisaksid kütuseallika, mida allveelaev ei vaja, lihtsalt selleks, et vältida elektri kasutamist, mida tal juba külluses on. Nii et nad eemaldasid leegid ja paigaldasid elektriseadmed. Probleem lahendatud. Välja arvatud 1. Fritüür jäi kogu selle ümberkujundamise käigus alles. See on endiselt elektriline, kuid see on ainus seade, mille kõik teised mereväelaevad pidid maha jätma. Kuum õli merel ei vaja ohtlikuks muutumiseks leeki. Piisab sellest, kui see on liiga kaua, liiga kuum ja keegi ei jälgi seda. Ja ometi jäi fritüür alles. Sest toit, mida see valmistab, on piisavalt väärtuslik piisavalt paljudele inimestele, et merevägi otsustas, et risk on seda väärt. See fritüür ei ole ainus asi kambüüsis, mis tekitab probleemi, mida keegi ei suuda täielikult lahendada. Isegi ilma ühegi leegita tekitab 150 inimesele 4 korda päevas 2 kuu jooksul toidu valmistamine. Veel ühe kõrvalsaaduse, millel pole kuhugi mujale minna. Lõhn. Allveelaevan ei ole konditsioneeri sellisel kujul nagu sinu kodus. Sellel on õhuhaldussüsteemid. Seda sellepärast, et allveelaeva kere sees olevat õhku kasutatakse uuesti, mitte lihtsalt värskendata. Sama piiratud õhuhulk peab kogu reisi vältel ringlema läbi samade torustike ja seda hingavad kogu aeg samad inimesed. Ja mitte miski ei pääse sellest õhust välja, kaasa arvatud lõhn. Allveelaeva atmosfääri juhtimissüsteemid püüavad osa õhus hõljuvast kinni. Tahked osakesed eemaldatakse pestavate filtritega ja auru töödeldakse samade põletite ja puhastitega, mis hoolitsevad kõige muu eest. Aga kuigi osakest saab filtreerida, ei saa alati lõhna filtreerida, eriti kui pole välisõhku, kuhu seda suunata. Nii et see lihtsalt jääb ja imbub jäädavalt kõigesse. Kui küsida allveelaevnikelt, kuidas nende laev lõhnab, võib nimekiri olla pikk, sõltuvalt ajast ja olukorrast, millal sa küsid. Seal on ammoniagilaadne lõhn, mis tuleb paadi süsihappegaasi puhastites kasutatavast kemikaalist. Diislikütus ja hüdroõli annavad osadele paadis peaaegu autolõhna. Kambüüs, eriti fritüür, lõhnab kuuma õli ja aeg-ajalt kõrbenud leivapartii järele. Muudes kohtades on tunda osooni ja kuumade elektroonikaseadmete lõhna.
kerget vihjet paadi jäätmesüsteemist ja loomulikult meeskonnaliikmete lõhna, kes ei käi sugugi nii tihti duši all, kui peaksid. Need lõhnad imbuvad kõigesse ja ei tule kergesti välja isegi puhkusel olles. Allveelaevnikud on seda nimetanud allveelaeva haisuks, allveelaeva lehaks või isegi paadilõhnaks. Allveelaeva haisu on raske täpselt määratleda, sest tehniliselt on see kõik lõhnad korraga. Peerud, kehalõhn, halb hingeõhk, osoon, amiinid, toidu valmistamine, küpsetamine, prügi ja enam kui 100 inimese aeglaselt kogunev lehm, kes elavad suletud metalltorus. Üks tehnik, kes töötas umbes 20 allveelaeval, nii Ameerika kui ka Briti omadel, ütles, et igal ühel neist oli see lõhn olemas. See erines veidi laevalt laevale, aga see oli alati olemas. Need lõhnad imbuvad sinu juustesse, riietesse ja nahka. Neid pole lihtne välja pesta. Mõned kirjeldavad, et see püsib veel nädalaid pärast patrulli lõppu. Üks huvitavamaid lugusid allveelaeva haisu kohta räägib sellest, kuidas see ühel korral kadus ja mida see tagasi tõi. Meeskond elas läbi laeva täieliku tehase kapitaalremondi. Allveelaev pandi seisma, lõigati lahti, tühjendati, puhastati, värviti üle, tangiti ja pandi uuesti kokku. Uskumatul kombel oli sellel jälle see uue allveelaeva lõhn. Hiljem merekatsetel pandi kõik süsteemid ükshaaval uuesti tööle. Reaktor, hüdraulika, elektroonika, kõik. Ja allveelaeva haisu polnud. Lõhn oli kadunud. Laev oli kõigi ootuste vastaselt terveks saanud ja siis pandi kambüs tööle ning 3 päeva hiljem pärast kokkamist oli allveelaeva hais täie jõuga tagasi, justkui polekski see kunagi kadunud olnud. Ükski konkreetne koostisosa ega lõhn ei toonud allveelaeva haisu iseseisvalt tagasi. See oli kokkamise, õli, inimeste, peerude ja osooni koosmõju, mis moodustasid ühe õnneliku sümbiootilise pere. Kokkamine oli lihtsalt viimane koostisosa, see, mis retsepti lõpule viis. See ütleb meile midagi. Allveelaevas on lõhn nagu seisundi aruanne. Kui kambüüsi lõhna on tunda, tähendab see, et see teeb oma tööd. Veel üks süsteem rangelt kontrollitud ökosüsteemis, mis hoiab kõiki vee all elus. Kuid hetkel, kui kambüüs tööle hakkab, algab midagi muud. Võidujooks ajaga. Enne kui see laev sadamast lahkub, laaditakse pardale 22 000 muna, 800 naela võid, 500 naela kohvi, 18 000 naela külmutatud liha ja 20 000 naela konserve. Meeskond kulutab selle 3 kuu jooksul umbes 200 naela liha päevas. Kogu see toit tuleb kuskile ära paigutada ja allveelaeval tähendab kusagil tegelikult igal pool. Koridorid täituvad toidukastidega, mis on põlve kõrguselt üksteise peale laotud ja mille peale pannakse vineer, et inimesed saaksid üldse grindida. Patrulli esimestel nädalatel on allveelaeva koridorid ühtlasi sahvriks. Sa kõnnid sõna otseses mõttes õhtusöögi peal. Sahvril on omaette taimer. Esimestel nädalatel, kui allveelaev teel asub, on head ajad. Värskeid puu- ja köögivilju on külluses ning päris piima jagub. See on nii lähedal tavalisele köögile, kui see laev kunagi saab olla. Kõik peaksid seda nautima, kuni see kestab, sest kaua see ei kesta. Alates 3. nädalast on värske piim otsas ja selle asemel jagatakse säilivad piimaasendajad millestki, mida allveelaevnikud kutsuvad plastiklehmaks. Värske liha ja aedviljad asendatakse külmutatuga. See etapp kestab mitu nädalat. See pole küll glamuurne, aga on täiesti üleelatav. Siis umbes 9. nädalal algab pulbriline ajastu. Rohkelt pulbrimune ja piima. Kõik tuleb purkidest, kõik taastatakse veega. Selles etapis muutub terav kaste tööriistaks, mitte enam maitsaineks. See võib olla ainus asi, mis seisab meremehe ja täiesti maitsetud toidutaldriku vahel. See on koht, kus üks kappsuuruses kambüüsiseade muutub kogu loogika vastaselt üheks tähtsaimaks masinaks kogu paadil – pehme jäätise masin. Allveelaevnikud kutsuvad seda autodoogiks. See on sellepärast, et pehme jäätis tuleb masinast välja pikkade keerdusnööridena. Ja meremehed otsustasid, et see näeb välja nagu, koer, kes teeb oma asja. Mereväe huumor. Ära mõtle selle üle liiga palju. Asi on selles, et kui värske toit otsa saab, muutub see jäätisemasin infrastruktuuriks. Mereväel on tegelikult uurimislabor, mis tegeleb osaliselt nende masinate töös hoidmisega. Massachusettsi insenerid töötavad välja paremaid puhastussüsteeme ja maitsaine lisaseadmeid laeva jäätise masinale. Ja seda seetõttu, nagu nad ise ütlevad, on kõik seotud meeskonna moraaliga, kui sa kord sellele laevale astud. Kuskil on kaitseuuringute eelarvereal isegi pehme jäätise kuluartikkel. See ütleb sulle kõik selle kohta, kui tõsiselt merevägi seda võtab. 9. nädalaks on värske toit vaid mälestus. Kõige tugevam maitse kellegi taldrikul on Tabasco. Jäätisemasinad kaitstakse sama suure hoolega nagu seadmeid, mis puhastavad õhku, mida kõik hingavad. Sedapaati käitav tuumareaktor võiks teoreetiliselt töötada 20 aastat ilma kütust lisamata, mõnikord isegi kauem.
allveelaev ise võiks insener-tehnilisest vaatenurgast vee all püsida peaaegu lõputult. aga see kõik ei loe, sest selle $2 miljardi suuruse vargtehnoloogilise relva tegelik piirang on toit. See on see, kui kaua inimesed suudavad pulbriajastul vastu pidada, enne kui keegi peab otsuse tegema. Teisisõnu, kaasaegne allveelaevade sõjapidamine taandub toidukaupadele. ja just siin tuleb mängu psühholoogiline tarkvaraparandus. Teadlased, kes uurivad inimesi äärmuslikus isolatsioonis, on märganud midagi kummalist nende inimeste puhul, kes töötavad allveelaevadel, Antarktika uurimisjaamades ja kuumissioonidel. Pole vahet, kui pikk missioon on, kas 2 kuud või 2 aastat. On kindel hetk, mil inimesed hakkavad murduma ja see juhtub alati umbes samas kohas, 3. veerandis. Üks teadlane ütles, et 3. veerandi fenomen on see hetk, kui lõpp hakkab lõpuks paistma. Just siis süvenevad korraga järsult koduigatsus, depressioon, ärrituvus ja grupiühtsuse lagunemine. 2021 aasta uuringus jälgiti 29 allveelaevniku tegeliku heidutuspatrulli ajal, jälgides kogu selle aja nende meeleolu ja vaimset erksust. Üldiselt halvenes nende vaimne ja emotsionaalne seisund patrulli jooksul märgatavalt. Nüüd kujuta ette, et sellele lisanduvad kõik muud asjad, millest me rääkisime. Toidu kvaliteedi halvenemine, päikesevalguse ja värske õhu puudumine ning langev meeleolu. Kõik need asjad halvenevad enam-vähem samal ajal. Merevägi on sellest teadlik olnud juba sellest ajast, kui allveelaevad üldse olemas on. Allveelaevnikud on sellele täpselt samale hetkele patrullis juba aastakümneid osutanud ja andsid sellele nime ammu enne, kui keegi selle kohta teadusajakirjas kirjutas. Nad kutsuvad seda poolteeööks. See on patrulli keskpunkti tähistamine, mis on ajastatud täpselt sellele hetkele, kui meeskond siseneb sellesse ohtliku 3. veerandisse. Merevägi ei tee seda asja poolikult. Kogu patrulli parim söögikord serveeritakse, mis on tõenäoliselt midagi sellist nagu homaarisaba, veiselihapraad või steik. On mängud, on poole patrulli üllatuspakk, mille iga meremees ise pakib või laseb oma perel pakkida enne, kui allveelaev sadamast lahkub. See on mõeldud just selleks ööks. Ohvitserid ja reakoosseis vahetavad õhtuks rolle. Inimestele visatakse torte näkku. See on igas mõttes patrulli ainus öö, mida kõik tegelikult ootavad. See on pidu. Aga kui vaadata ajastust ja seda, millest see koosneb, siis näib see ka nagu teadlikult ajastatud doos, just sel hetkel, kui uuringute järgi meeskonna tuju on kohe põhja jõudmas. Merivägi kulutas aastakümneid ja loendamatuid miljardeid, et lahendada lihtsad probleemid. Laevaköögis ei tohi olla lahtist tuld, õhku filtreeritakse, et lõhnu vähendada, reaktor kestab kauem kui need, kes selle ehitasid. Mis jääb alles, see üks probleem, mida keegi pole täielikult lahendanud, on bioloogiline. Inimesed vajavad toitu ja toit on piiratud. Nii et nad tegid ainsat, mida said teha. Nad muutsid köögi kõige hoolikamalt projekteeritud ruumiks laevas. Nad kavandasid homaaride õhtusöögi täpselt selleks õhtuks, kui andmed näitavad, et kõik on murdumise äärel ja hoidsid jäätisemasina töös, ükskõik mis ka ei juhtuks. Lõppkokkuvõttes on kõige keerukamal masinal, mille merevägi kunagi ehitanud on, sama väljalülitusnupp nagu meil kõigil. Jäta mõned söögikorrad vahele ja isegi see lakkab töötamast. Madal moraal ei ole ainus asi, millega allveelaevnikud peavad toime tulema. Surmaoht varitseb sügavustes alati. Vaata kõigi aegade hullemaid allveelaeva õnnetusi, et näha, kui halvasti asjad tegelikult võivad minna. Või klõpsa sellele videole.